laserites siis, et kust me kuhu jõudnud oleme ja mis on mille eelis ja hakkame siit minema, et esimene oli kunagi siis Kapro sihuke punn käis siukse aluse peal, sellel väga pikalt peatuda ei taha, et lihtsalt näidata, et mis on punase kiire selle laserite nagu vahe, et on see, et noh, kus ma, leidsin nüüd ühe punase kiire nüüd üles ka, et nii, zoomides ma näen teda on ju jah, aga kui ma nüüd täitsa ilma zoomita siit lasen 1,5 meetri kaugust, siis kaameras ei näe, silmaga siit ma tegelikult näen ikkagi. Päris hästi näeb silmaga, kaameras ei ole nii hästi näha. Et panen siia kõrvale ühe rohelise kiirega laseri, et siis on nagu näha, et nüüd tekkis ikka roheline joon kohe. Et roheline kiir on märgatavalt paremini nähtav. Päikse käes ei näeks seda punast üldse, sealt midagi leiab. Isegi vist nägi ka, kui hästi otsida, leidis mõlemad üles päikse käes ka, aga punane on ikka kehva. Punane oli siis siukses torukotis. Ja rohkem sest punasest nagu ei räägikski, et siit edasi, et järgmine on siis Kapro seesugune rohelise kiirega see näitab ka siis 90 kraadi nurka ja vaateväli on tal siis siuke 180 kraadi päris ei ole, sellel siis sama, et kui tahad nagu rohkem, siis pead seda kogu aeg keerama, aga see nagu ei ole kõige parem ja õigem asi nagu just, aga jah, ei, tal on, panen siit selle kinni. Et siis tuli see, enne seda oli ka veel kindlasti mingeid asju, aga neid ma enam ei mäleta, see on nii ammu tagasi, ja need mõlemad on siis tavaliste AA patareidega, mõlemal läheb 3 tükki sisse. Et see oli ka, et kogu aeg pidid nagu patareid olema tagataskust võtta. Edasi siin vahel oli veel üks hiinakas Ukuda 4 kiirega, et mina enam mingeid muid lasereid kui 4 kiirega laserid ma isegi vaata enam, et siin on siis laserikiir on all, üleval ja siin siis ühesõnaga joonistab sul tiirud peale. Ja siin kohe näen, et on ka vastuvõtjatud päikse käes näha, et ma olen ostnud margipõhiselt nagu, et see on siis Huepari laser, väidetavalt siis nagu hiinakatest kõige nagu siuke kvaliteetsemalt ehitatud ja peab ütlema, et on tõesti kvaliteetselt ehitatud. Et ja siin on asju, mida teistel laseritel ei ole. Või üks asi on see, et kui ma ta siit käima panen, siis siin on üleval on displaydel, mis siis näitab ära mingi kiire kaldenurka, et kui ta läheb üle 3 siit, siis ta hakkab piiksuma, et ta ei loodi ennast ära enam on ju. Teistpidi samamoodi. Et sellist asja, ei ole kellelgi teisel mina näinud kui ainult Hueparil,
üks uue paar on mul nii-öelda ostukorvis, aga ei ole veel ära kinnitatud, mis on siis uuem versioon siis sellest ja seal on veel uut ja huvitavat, mis mind väga kõnetas, et tõenäoliselt varsti tuleb see klikk ära teha ja tellimus sisse anda, et selle laseriga on see kurb asi juhtus, et ta kukkus mul ülevalt laelt alla. Kõik jäi terveks tegelikult. Ja kalibreerisin ta ise ära uuesti. Ja kõik väga timm. Hakkab karjuma ja kõik, kui midagi talle ei meeldi pahasti on. Aga juhtus see, et pärast alla kukkumist mingi aja pärast ta nagu aku pealt enam mul käima ei lähe. Et ta on ainult vooluvõrgust töötab. Et midagi tal siin siis sai ikkagi niimoodi põrutada, et ma olen siin jootnud mingid akuklemme, et üle nagu, et äkki mingi külm joode, aga pole korda saanud teda. Ja need hiinakatega on see, et neid kuskil keegi siin ei remondi ka nagu, et abi nende hiinakate puhul ei saa, aga ma ei ole nõus ka mingid 700, isegi 500 eurot nagu laserist välja välja, et ja nupud on tal siis siin peal, kus siis saad panna nad kõik tööle. Et need laserid siis kõik nüüd 3, mis mul on, et need joonistavad 4 kiirt siis nii-öelda, et all on kiir ja seal on siit joon laua, et vaatame siis. Siin siis on alumine kiir on siuke 15 milli parandust kõrgel, et lihtsalt see, et kui sul seda 4. kiirt ei ole ja sul on vaja nüüd sellest ülemisest kiirest ehk siis 13 senti peale nagu all poolt midagi laseriga panna, siis seda teha ei saa. Siin nagu saad jah siis kuni 15 millimeetriseid jubinaid lasta. See on tema nagu üks suur eelis. Kalibreerimisega on muidugi see, et alati pead alustama kalibreerimist sellest alumisest kiirest. Sest ta on see pendel seal ja see on esimene, mis hakkab kõige rohkem nagu siis näitama selle raskuskeskme pead kõigepealt paika panema ja siis kõik ülejäänud. Aga suht keeruline on seda teha tegelikult, aga saab hakkama. Minu arust näiteks Bosch on sellise 3 kiirega laseri siis nagu väljamõtleja tõenäoliselt, kui ma olen aru saanud. Et siis paljud ütlevad Boschi nagu ei kalibreeri väga mitte keegi kuskil, et öeldakse, et tuleb uus osta. Seal on see väga raske. Venemaal teevad küll hädaga, aga väidavad ka, et väga keeruline teha. Ja siis jah, margipõhiselt olen ostnud vastuvõtjad, sest sa ei tea kunagi, et kus vahemikku nad nagu tööle on pandud, et võtsin ühe selle paari oma, et siis paariga töötab see kõikide mudeliga ja teise võtsin siis on Firecore, mis on siis see ja see on mõlemad Firecore'i omad. Mis siis kaasa tulevad hiinakatel alati neil sellised platvormid. Siit saad siis keerata üles alla teda mingi 10 senti kindlasti seda maad. Siis siin on siuke metallplaat, mida saad siis kuskil kinni panna ja need on üldiselt hiinakatel kõigil standardis, aga ostes on erinevaid komplekte, kus on ka see kohe sees, hind on kohe teine.
et aga saad soodsamalt kindlasti, kui sa ostad kohe selle komplekti, siis need eraldi pärast tellida on kallim. Ja Hiina laseritel on üldiselt kõigil on ka puldid kaasas, mida nagu tuntud tootjatel siis nii-öelda ei ole. Et väga head asjad. Siis selle saab ka Bluetoothiga ära ühendada, et saad Bluetoothist teda välja lülitada kiiri asju, et siis pole iseenesest seda pulti isegi vaja. Et kui sa kaugel kuskil oled seal laserist, siis saad siit Bluetoothiga ka telefonist nii-öelda temaga siksida. Ka päris nii-öelda kasutatav lahendus. Siis tulevad kaasa ja on siuksed kronsad, et saad nad siia külge nagu kruvida ja siis riputada siit nii-öelda siit kinni teda, et ei pea kogu aeg alt, aga seda väga ei ole kasutanud tegelikult, aga ta on olemas vähemalt. Sellel laserile sai siis siia külje peale loodimisklöts pandud, et kui käest nagu midagi käega tahad teda kuskil seina vastu hoida, siis polnud nagu siukest kohta, kuhu teda toetada, et ta oleks stabiilne. Siis sai siia pandud väike klöts ja siia, et nüüd kui ma panen ta vastu seina selle külje, siis ta on täpselt loodis. Niipidi loodis siis. Teisipidi siis vaatad, et ta piiksuma ei hakkaks. Ja siis sai märkida igast auke ja asju ja muid asju, mida kiirelt vaja on, et nii palju siis sellest. Siis sai järgmiseks võetud see Firecore, et Venemaa avarustes kasutatakse hästi palju seda Firecore'i firma lasereid. Nüüd nad on hakanud müüma ja ka seda webbaari nagu kasutama, aga valdav enamus seda ja sellepärast ma neid nagu olen julenud osta, et siin on siis, see oli ka siis akuga, aga aku pealt ta mul ei tööta lihtsalt. See on ka siis aku pealt, see on ka aku pealt. Samamoodi, et see on ikka pisik, vaadates nüüd neid, siis see on ikka väga pisik. Aga nüüd tema üks miinus, mis nüüd välja tuli, on see, et siin niipidi, kui ma teda kallutan, siis ta ei hakka vilkuma ega piiksuma ega mitte midagi. Ja kui ma nüüd teisvidi kallutan, siis nüüd ta oleks oma tsoonist välja, hakkab vilkuma. Nüüd paneme teistpidi, jälle ei vilgu, ei tee midagi. Paneme teistpidi, hakkab jälle vilkuma, et nii kui siin on mingi anduriga on tal mingi kamm, et ühtepidi reageerib ja teistpidi ei reageeri. Ja see tuli nüüd siin suht hiljuti nagu avastasin selle, et vaatasin, et midagi on nagu väga mäda ja siis nagu, et see tahab saada hästi tasapinnalist pinda, et mis oleks suhteliselt loodis, et kui juba seal mingi kalde peale niimoodi paned, siis ta juba sul valetab. Ja siis, mis ma veel selle ka seoses avastasin, on see kronsa, mida ma nagu ei soovita enam kasutada. Ma seda ise kogu aeg nüüd kasutasin, kuni siin alles hiljuti selle peale. Tema miinus on see, et see mutter siin, mille külge ta siin nüüd kinni käib, on siuke kipakas. Ta siin on juba, seal mutri loks on siin 3 milli. Ja kui sa nüüd selle peal paned siia, siis see kõik võimendub siin. Et tuleb hästi ettevaatlik olla, et nüüd pigem olen kasutanud selliseid kronsasid, et need on hästi tummised. Siin ka siis jälle 4 kiirt ja aga nüüd see tuli mulle
nädala alguses on nüüd siis uus elektroonilise kompensaatoriga. Siin ei ole enam seda, et see majakas ise töllerdab siin ja loodib, vaid siin on nüüd elektrimootorid sees, mis selle loodijad ja paika panevad. Ehk siis käima ja siin enam ühtegi nuppu ei ole, et sa pead ta selle vabastama. Siin ta teeb seda kõik elektrooniliselt. Nüüd vahe, mis siin on see sellel elektroonilisel, et kui ma nüüd panen seal laserkiired tööle, sellel väiksel ja sellel, siis nüüd on see, et kui siin keegi kõrval käib näiteks, siis selle elektroonilise laseri kiir on palju stabiilsem. Ta natukene ka kõigub, aga see teeb ikka jah, vahest kuskil objekti kõrval keegi teerulliga sõidab või midagi kuskil vibreerib pinnast kinni, siis tööd teha ei saagi. Sellega on selle uuega on nüüd see võimalus nagu parem. Ja siis noh jah, nende hindadest ma ei tea midagi. See on siuke, äkki oli siuke alla 200, see on mingi 100 eurot ja see on 193 eurot. Et nüüd on nii, et siin peal on see tuli, see sisselülitamisnupp. Kui ma nüüd teda liigutan siin, siis nüüd see vilkumine tähendab seda, et ta hetkel elektrooniliselt loodib ennast. Kui see vilkumine ära kaob, siis on paigast. Et lihtsalt olin siukest ammu näinud kuskil tegelikult. Aga siis teda nagu AliExpressist seda teise tootja mudelit tellida ei saanud millegi pärast. Nüüd seda siis sai ja päris hea hinnaga oli. Et katsetada, seda saab siis siit nii laadida juhtmest kui ka juhtmega lihtsalt töötajaga aku välja võtta. Akud on nüüd siis, jah, seda peab ka nagu vaatama, et kui sa neid AliExpress tellid, siis enamus on nad komplekteeritud ühe akuga. Aga ma olen ikka lõpuks otsinud ja siis leiad ikkagi lõpuks ka seal, kus on 2 akut nagu kohe komplektis, et see on aku puhul nagu minu arust et peab 2 akut peab kindlasti olema. Aga sellel jälle ei olnud ja ma ei leidnud ka. Ja tellisin ta siis selle ühe akuga ära. Ja nüüd siis vaatasin, et see, mis mul enam akude pealt nüüd ei tööta, see UF-paar, selle akut lähevad täpselt siia sisse. Ja täpselt sama võimsad, siin 3,7 volti, 4000 milliamprit, et täpselt samad akud. Sellel ma mõtlesin ka, et see ja see on ühe akuga, aga ei ole. Siin on klemmid on natukene teise asetusega. Tellisin siia omale ühe uue aku ja tuligi teistsuguse klemmi asetusega, aga ma jootsin sellele klemmile ühe risti ühe klemmi peale, et ta siis läheks õige koha peale, see vedru ja töötab täitsa. Et sain sest akust, mis ma tellisin, sain ikkagi asja, et ei pidandki seisma jätma minema viskama. Aga siin on nüüd paarimehe laser. See on ka siis nüüd elektrilise kompensaatoriga või selle, jah, servomootoritega nii-öelda, ütlevad nad seda. Samamoodi nupust lülitad sisse. Kõik ühtegi mingit lukustest sellel majakal ei ole. Kui kuulata, siis ta klõbistab sinna paika samamoodi, tuled vilguvad mingi aja. Nüüd kustusid ära, nüüd ta on ennast paika sättinud. Selle üks nagu suur pluss sellel laseril on see, et
tal ei ole nüüd siin all seda kiirt. Teda saab keerata niimoodi. Ja see on nüüd alumine kiir. Ja see on nüüd tõesti madalal. See on nii madalal, ma ei olegi neid. See on siuke 9 milli. Väga hea asi jälle põrandate tegemisel, et mul on välja kujunenud oma süsteem nii-öelda põranda tasandamistel ja asjadel, et see hästi madal kiir on hästi hea. Sellega proovisin ka, et panen ta ka siis tagurpidi, et mis tal siis ikka on. Aga see hakkab vilkuma ja sellel see ei tööta. Ei ole mõeldud. Et seda niimoodi tööle ei saa. Et nüüd hakkas vilkuma ja erroris ühesõnaga. Et sellel on ikkagi alumine kiir on alumine kiir ja ülemine. Siin ei ole vahet. Ja üldse on tal nagu need aknad on hästi nagu madalad, või kuidas ma siis ütlen, et neid ei saa nagu nii lähedale, kui sellel saab panna, et tal on kõik need on nii kitsaks aetud, et sellega seina nagu krohvides majakaid panna või midagi, et on palju parem kui see, et muidu kui see seinale piisavalt lähedale ei õnnestu panna, siis piikame need kohad näiteks sisse siukse 5x5 sentimeetrit süvendi, siis 5 millimeetrit kasvõi, et saada ta seinale veel lähemale, et ta näiteks siis kõige hullemad kohad ära. Üks pluss, mis sellel on veel, on see, et neid saab siin keerata, et tihtilugu need aknakohad jäävad ette kuskile täpselt, kus sa ei näe, siis sa saad seda liigutada sinna. Siis, et 2 aknal seda saad teha, sellel ei saa teha siin üleval küll, aga see on siuke väike miinus. Suur miinus on see, et see laser maksab siin mingi lähele 600 €. Mina ei olnud nõus nagu seda raha välja veima ja siis tellisin servomootoritega sellise siis. Et eks aeg näitab, praegu ei tea, mis ta endast kujutab. Siis laseri nuppude asetusest, et osadel on nad siin külje peal, enamustel on nad siin peal. Et siin küljepealsed on nagu minu arust nagu paremad, sest kui sa laseri paned nüüd lae alla kuskil, siis siin üleval sa ei näe ühtegi nuppu. Ja siin ei näe sa seda tablood ega midagi. Sest nad on nii kõrgel lae all, sa lihtsalt ei küündi sinna vaatama. Siis siit sa külje pealt saad nagu palju mugavamalt tegelikult seda teha. Kuigi esmamulje oli see, et selle nupuasetusega on nagu paremad ja mugavad, et vajutad otse ülevalt alla, siin sa pead nagu laserit küll hoidma, aga lõppkokkuvõttes see versioon on nagu parem. Ja see Uepari uus mudel, mis mul ostukorvis on, sellel on siis samamoodi, et see sarnane display on suuremaks läinud, on siin külje peal ja kõik nupud ja asjad on puutetundlikud on siin külje peal. Et see tundub, et on päris lahe aparaat. Pluss seda uut Uepari saab keerata puldist kaugemalt, kui sa sealt seda mingit joont seina peal või kuskil ajad nagu. Siis seda joont seal tahad liigutada, siis saad puldist seda teha, et ta on siukse aluse peal ja siis seda kiirust saad ka muuta, kui kiiresti seda noolt nagu liigutab. Et see oli siuke huvitav, mille pärast ma tõenäoliselt ostan. Ja põhiline on see, et see nende servomootoritega, et kui sa tahad nüüd käes vastu seina teda hoida ja midagi loodida, siis see võtab aega ja on kehva, et need tavalised majakatega laserid, vana tüübi omad siis nii-öelda on paremad selles suhtes, et need saab kiiremini ja lihtsamini hakkama sellega. Aga muidu need servomootorid on päris huvitavad. Ja siin siis sellistes kohvrites on, siin on siis ka pult selle väikse vaierga oma selle valge küüni
see, siis on tavaliselt on ka need hiinakatel kaasas, väga ei kasuta, aga on siin ka jälle pult, see on siis see servomootoriga alus, akud. Ja sellega siis praegu kõik.